tere õhtust selles spordikeskuses. Algamas on Eesti meistriliiga finaalseeria 3. mäng ja siin sileparketil näeme kahe võistkonna vastaseisu. Koduvõistkonnaks on Tallinna FC Bunker Partner ja külalisvõistkonnaks on Narva United ja siin me kuuleme kvalifitseerusid otse poolfinaali ja nüüd oma mängud poolfinaali 2 ja vaadata jah, see esiviisik on veel väljakul ja Mark Ivanovi löök tabab lati ja kohe läheb statistikul, aga Artur Bystrov valmistub ja Brunole vasaku jala peale. Bruno löök läheb väravast mööda, aga tundub, et pall puudutas Narva Unitedi mängijad ja vaatame korduse. Quevedo lõikab palli vahelt, Anton Fenning, ei, värava ees oli Lev Lužin ja nüüd Anton Komarov 1-1 Mark Boskiniga. Nii lihtsalt Mark Boskinit üle mängida ja palli mängu panek ja Bunkerile pall. Quevedo mängib mööda Šustovist ja 1-1 ja Mark Ivanov saadab esimese palli Narva Unitedi võrgu. Mängitud on 6:05 ehk siis 7. minutil. Mark Ivanov avab skoori meie tänases mängus ja Bunker jah, Kristjan Kalamees on puudu vigastusega, aga järgmiseks hooajaks teine on valmis ja Bruno lööb peale, kasutas Bunker Partner hetkel jällegi Narva Unitedis seda, et Narva United mängis lendava väravahega ja Nikolai Pulkinin oli Bunkeri poole peal. Kasuks seis on 2-0. Lev Lužin jällegi ebatäpne sööt, aga praegu Nikolai Pulkinin on väravas, aga rünnak samas 3-2 vastu ja kolmas värav. Mark Ivanov ehk siis Margile see on tänases mängus teiseks väravaks ja siin ma sekundit ei loo. Ja Lonšakov tahtis vahetada, tühi värav jälle, aga Bruno ei näinud ja nüüd Lonšakov ja Vnukov ja ei löö Anton Fenning. Ja lendava väravahega jätkab Narva United ja kas värav? Kirill Šustov ja lööb värava kuidagi rahulikult siin pealtvaatajad muidugi kodusaal ei saagi siin hõiskata muidugi, aga vaatame kordusest. Lonšakovil on 3-1 ehk siis 3 väravalisest eduseisust jäi 2 väravaline ja rikošett Edvin Stüffilt oli ja Andrei Kidanov lõi peale tegutsemisega kaitses. Lonšakov ja 1 on rikošett ja seis on 3-2 ja nüüd Narva United lööb kiiresti 2 väravat tagasi. Ja Lonšakov, teadustaja ütles, et Vladimir Lonšakov lõi, aga ebatäpne Anton Komarovilt, ebatäpne sööt, värav on tühi, aga Lonšakov tuli ka võitlusesse ja Mark Boskin tõrjub jalatõrje. Mark Boskinilt väga ilus jalatõrje. Valmistatakse ette, siin ma vaatan head rünnakut ja Bruno ikkagi saadab 4. väravat. 4. värav on Narva Unitedi võrgus ja Bruno lööb oma teise värava täna ja 15. minutil tuli see, tegelikult väljaku mängija paneb palli mängu ja teeb bloki oma selleks, et oma partner saaks mängida ja Bruno teeb kübaratriki ja ehk siis 3 väravat Bruno poolt tänases mängus ja seis on 5-2 Bunker Partneri kasuks, mängida 4. Ja nüüd ja siin kas oli viga või ei olnud ja värav ei loe. Värav ei loe ja kas arvuline ülekaal Narva United rünnakus, ei, Bunkeri mängijad jõusid ja tühi värav Mark Boskin ikkagi lööb 5. värava. Mark Boskin. Ka saab oma nime värava lööte sekka ja siis jällegi 2 väravat lõi Bunker ja kas lüüakse veel ja Quevedo lööb 6. värava.
Quevedo. Anton Komarov, Lev Lužin. No vot tuligi palli kaotus ja värav on tühi. Kas Bruno lööb tõenäoliselt? Ei löö. Parema jalaga. Kahe mängija koostöö Bystrovi ja Stuffiga ja nüüd kolmas mängija tuli mängu, jah, siin. Aga ei tule tõenäoliselt välja, sest Artur Bystrov saadab 7. palli Narva Unitedi väravasse ja 5-väravaline eduseis Bunkeril 7-2 ja mängida 7-46. Narva United lendava väravaiga 7-2. Räägime üldist juttu futsalist natukene ja ei räägi ikkagi. Andrei Kidanov saadab 3. palli Bunkeri väravasse. Seisuks 7-3. Paneme kirja, et Kidanov siis Kosmos nii suure skooriliselt ja võitis meistritiitli, aga siin 8. värav maandub Narva Unitedi võrgus. Vaatame kordusest. Tuli meistriks Silla FC Phoenix, no siis ta oli Silla nime all ja Šustov lööb varba otsaga löök, kes tuli siin poole hooaja pealt, jõudis skoorida, aga vaatame Kalininski, Vinogradov omavahel söödud ja ikkagi Kirill Vinogradov lööb 5. Ja oli tema ka abiks. Ja Bunkeri fängrupp seisab ja kas Vladislav Svetkov saab ka värava kirja ja mõlemad väravavahid saavad väravat kirja. Mõlemad Bunkeri väravavahid ja seal Angela Svetkov ka tribüünil ja õnnitleb meest. Ja Angela oli siin hooaja jooksul ka mõnikord. Palju õnne Bunker Tallinna FC Bunker partnerile ja meistritiitli puhul ja teadustaja Vladimir Voskobojnikov siin showmani häälega teadustab, et Bunker partner on võitnud teist järjestikku meistritiitlit ja meie tulid ka meistriks ja Kari-Andri Kask annab üle Deniss Vnukovile meistrikarika. Teet Allast näeme ka siin ekraanil ja Deniss Vnukov ja kogu võistkond Bunker partner tähistab meistritiitlit. Veel kord palju õnne Bunker partnerile selle saavutuse puhul ja Ervin Stuf ka üks kogenematust mängijatest ja kordamööda läheb siis karikast. Tulevad muidugi pildid, aga veel kord palju õnne ja teie kommentaator Dmitri Skiperski, tänan, et olite sellel hooajal koos meiega. Eks päris palju mänge meil siin